riigi oma? Õige, onu Fjodor, aga see jää, mis külmkapis on? Meie oma. Jää pärast me ju selle võtsimegi. No aga me võtsime ju ühe lehma, aga nüüd sai 2, noh. Šarik, kvitungil on lehm punane 1. Peame kvitungi järgi ka tagasi andma ja annamegi 1, et arvepidamine segi ei läheks. Oh, ma ei taipa, mis asja te nägelete. Sina vaat Roskin tahtsid ju lehma päriseks osta. No ja võta ta siis koos vasikaga. Nüüd ei lahku ma oma murgast enam mitte kunagi. Niigi olin õnnelik. Nüüd aga on lausa topelt õnnelik, sest nüüd on mul 2 lehma. Gavriuša, minu juurde! Gavriuša, lama! Hääl! Gavriuša, fass! Tulin teie juurde asja pärast, aga teie kohe puksima. Vähe sellest, mis te mu mütsiga tegite. Täielik ventilatsioon. Näe, auke täis. Mis asjus te meile tulite? Tõin teile paki, aga kätte ei anna, sest teil pole dokumente. Noor veel dokumentide jaoks, aga 4-jalgsetele pole neid üldse ette nähtud. Aga miks te siis paki tõite? Aga sellepärast, et nii on ette nähtud. Kui pakk on, tuleb ära viia. Kui dokumente pole, ei saa kätte anda. Nüüd hakkan terve nädal siin käima. Andke kohe meie pakk kätte! Aga millise dokumendi põhjal? Vurrud käpad sabas, see on mu dokument! Dokumentidel on alati pitsad. Kas teil saba peal pitsat on? Ei ole, aga vurrud võivad ka kleebitud olla. Selles pakis on ilmselt minu fotopüss. Jaa, küllap see maksis ränka raha. Ja, Mul on üks hea mõte. milline? Otsime samasuguse kasti nagu Petškinil. Noh, Ja kui ta jälle tuleb, Mis siis? siis vahetame kastid omavahel ära. Gavriuša, minu juurde! Anna käppa! Kes on? Mina, postil on Petškin, tõin pakki, aga kätte ma teile ei anna, sest teil pole dokumente. Ega me seda teilt niikuinii poleks üldse võtnud. Milleks meile saapamääre? Missugune saapamääre? Harilik, millega saapaid viksitakse? Kes teile siis nii palju saapamääret saatis? Mis te avate õige saapapuhastuse või? Minu onu saatis. Ta elab saapamäärde vabriku valvuri juures. Tal on seda lausa lademees. Vaat siis saadabki, kuhu juhtub. Olgu saapamääre või mis tahes, aga pakki kätte te ei saa. Pole ma teile mõni tabuke. Mis seal on? Seal oled sina, lubamokk, aga mina olen siin, nii et pea suu. Ma palun teid meie linnukest, mitte solvata. Ja selle asemel, et siin tülitseda, tulge parem teed jooma. Ongi juba laual. Palun, seltsimees Petškin, võtke palun istet. Andke mulle vaat neid sealt, suurepärased konflikid, keele viivad alla. Anna siia, minu konfekt!
No näete nüüd, küll mõned võivad ikka võõrast vara himustada. no Šarik, nüüd siis hakkad fotojahiga tegelema. hakkad loomadest pilte tegema ja igasugustele ajakirjadele saatma. õige, sinna, kus rohkem raha makstakse. ära nugrutse, onu Fjodor. pea vastu, varsti tuleme. ainult üks kleit veel. ema ja isa. Küll võib üks loom arutu olla. Pool päeva ajasin taga, et üht pilti teha. see pole veel kõik. teine pool päeva tuleb sul veel joosta, Ei tea, mispärast. et fotot ära anda. tere, mu kallid, tere, mu armsad, kui prisked te olete, kui päevitunud. Tervitus saabumise puhul. tere, kallis Igor Ivanovitš. Pidage, kodanikke. Kõigepealt lahendame konflikti. millise konflikti? Aga vaat sellise. Vaadake, mis nad minu mütsiga tegid. Nüüd on teil sõel omast käest võtta. Kuulge, seltsimees Petškin. Aga teie olge vait. Sellised nagu teie kulub mütsi jaoks 3 tükki. olgu, seltsimees Petškin, siin on teile peakate. palun ainult rahunege. Hästi, mõnel pool on välipost, aga meil tuleb merepost. Laske ma teen püssist mälestuseks klõpsu. Pole vaja me püssist klõpsutada. Võib-olla ma alles nüüd astun tõelisse ellu. Lähen pensionile. jaa, nüüd saan paljustki aru. Oleks mul veel üks elu, siis vedaksin selle siin, Prostokvašinus.